Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongressi avaldus Eesti vajab uut algust. EKRE, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kongress tõdeb, et Eesti on nii poliitiliselt, majanduslikult kui ka ühiskondlikult jõudnud ummikusse. Kui me ei soovi juba alanud aastaid kestvat stagnatsiooni, pöördumatut aeglast allakäiku ning üleüldist demoraliseerumist, tuleb meil kohe teha otsustav restart. Eesti vajab uut algust. Poliitilisest ummikust väljamurdmiseks vajab Eesti viivitamatult erakorralisi valimisi. Tänasel valitsusel ei ole mandaati oma kahjulike plaanide elluviimiseks ega isegi mitte minimaalset ühiskondlikku kandepinda riigi valitsemiseks. Neil puudub elementaarne legitiimsus. Samas on selge, et praeguses Riigikogus pole Kristen Michali valitsusele toimivat alternatiivi. Ainus lahendus on pöörduda uuesti valija kui kõrgeima võimukandja poole. Erakorralised valimised üksi ei ole aga veel lahendus. Esiteks tuleb tagada, et valimised viidaks läbi põhiseaduspäraselt ja rahva usaldust taastades. See tähendab ilma e-hääletuseta. Ligi 40% valijaskonnast ei pea e-valimisi usaldusväärseteks, seega ei lahene usalduse ja legitiimsuse puudumine muul moel kui valimiste läbiviimine ainult paberil. Ainult uuendatud ja usaldusväärse mandaadiga parlament saab asuda lahendama Eesti ühiskonna ees seisvaid kõige kõrvetavamaid süsteemseid probleeme, milleks on demograafiline kriis, majanduskriis, ühiskondlik usalduskriis ning demokraatia ja õigusriigi kriis. Neid kriise lahendamata ei suuda Eesti tulla toime meist sõltumatute väliste kriisidega, sealhulgas julgeolekuolukorra halvenemine. Eesti demograafilise kriisi lahendamine nõuab viivitamatut, energilist ja laiaulatuslikku sekkumist ühiskonnas kõigi vahenditega. Laste saamist ja kasvatamist tuleb toetada nii materiaalselt kui väärtuspõhiste hoiakute kujundamisega. Eestisse viimastel aastatel saabunud immigrandid tuleb kodumaale tagasi saata ning motiveerida Eestist lahkunud rahvuskaaslasi tagasi tulema. Mitmekesisus ei ole tugevus, vaid rahvuslik hukk valeliku loosungi all. Eesti majanduse väljatoomiseks seisakust ja vaesumisest on vaja kiiremas korras loobuda CO2 neutraalsuse eesmärgist ning sellega kaasnevast bürokraatiast ja kuludest. Energeetikas tuleb võtta suund tuumajaama rajamisele ning kuni selle valmimiseni toetuda järgnevatel aastakümnetel põlevkivi elektrile, mille hinda saab regulatiivsete vahenditega oluliselt alandada. Igasugune tuulikute ja päikeseparkide rajamine tuleb lõpetada. Makse tuleb alandada üle välja. EKRE tühistab võimule saades automaksu ja kõik teised reformierakondlike valitsuste poolt toodud uued maksud ning maksutõusud. Eelarve tasakaalu saamiseks tuleb kärpida riigi kulusid rohepöördesse ja välisabisse. Tänane valitsus on meie ühiskondliku kinnikiilumise sümbol. Reformierakonna valitsused ei suuda ega taha neid kriise lahendada. Vastupidi, me peame liberaalseid valitsusi kriiside põhjustajateks. Kahjuks tuleb tõdeda, et kinni on kiilunud ka kogu tänane poliitiline süsteem. Me ei näe, et põhiseaduslikud institutsioonid tuleks toime neile pandud ülesannete täitmisega. Eriti valus on tõdeda presidendi, õiguskantsleri ja Riigikohtu läbikukkumist parlamentaarse demokraatia ja õigusriigi tegeliku toimimise tagamisel. Lisaks vajab Eesti ka põhjalikku justiitsreformi. Oleme läänemaailmas sisenenud demokraatia järgsesse ajastusse, kus õiguskaitseorganid ning kohtud on muudetud võimuklikki teenindavateks monstrumiteks, mille ülesanne on represseerida opositsiooni, tagamaks võimuparteide alaline valitsemine. See vastandub demokraatia põhimõtetele ja on õigusriigi paroodia.
Struktuurid, mis tallavad maha põhiseaduslikke vabadusi ja õigusi, tuleb kas laiali saata või täielikult ümber korraldada, neis tuleb läbi viia põhjalik kaadrivahetus. Kui me seda ei tee, avastame end peagi totalitaarses riigis, kus keegi ei ole kaitstud võimu omavoli eest. Sellist Eestit me ei taha. EKRE on alati olnud rahva poolel. EKRE on alati seisnud õiguse ja õigluse, jõukuse ja rahu eest. Oleme näidanud, et meil on põhimõtteid, julgust ja jõudu viia läbi muutusi. Kutsume kõiki Eesti patrioote meiega liituma ja meid valimistel toetama, et teha koos Eesti paremaks. Eesti eest! 5. aprillil 2025. aastal Tallinnas.